Domeenireform on aga järgmise jutuajamise märksõna. Väga paljud võib-olla ilmselt tunnevad, et see üldse neid ei puuduta, sest neil ei ole oma kodulehte ja nad ei ole kuidagi näppupidi sees ka mõne kodulehe haldamise juures. Aga kui te ühel hetkel avastate, et mõni lehekülg, kus te olete harjunud käima infot saama, seda enam ei ole, et ei pääse sinna, siis teil ilmselt tekib küsimus, mis lahti on. E-domeenid ja veel rohkem pri.ee domeenid on vaja ümber registreerida. Juba oligi vaja seda teha. Muidu nad siis ühel hetkel lihtsalt kaovad. Marek Andres Kauts, Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse esimees on täna hommikul Terevisioonis. Tere! Miks oli vaja sellist domeenireformi, et miks on vaja neid ümber registreerida, miks sellist segadust tarvis on? Tere hommikust! Esiteks, miks oli vaja domeenireformi? Varasem domeenikord oli äärmiselt piirav. Eraisikutel puudus võimalus registreerida e-domeeni ja ettevõtetel oli see piiratud ainult ühe domeeniga ja see ei vastanud enam ammu kasutajate reaalsetele vajadustele. See oli sisuliselt 90ndate alguse tasemel see domeenihaldus. Uue domeenikorraga saime me kaasaegsed domeenireeglid esiteks. Teiseks, domeenireformiga igal domeenil on reaalne isik, kes selle domeeni eest vastutab ja anonüümseid domeene enam domeeniregistris ei ole. Ehk siis domeeniregister saab korda. Kolmandaks, maatunnusega tippdomeen on osa riigi kriitilise informatsiooni infrastruktuurist. See tähendab seda, et selle infrastruktuuri julgeolek on tihedalt seotud riigi julgeolekuga. See on osa riigi julgeolekust. Seoses domeenireformiga loodi uus siis domeeninimede infrastruktuur, mis siis oluliselt tõstab Eesti e-domeeni turvalisuse taset ja sellega ka tegelikult kogu riigi julgeolekut. No ühesõnaga julgeolekualane küsimus osaliselt samuti. No Heiti Kenderile me oleme helistanud. Tere hommikust, Heiti. Ma usun, et selles siingalanud jutus sinu jaoks nagu väga palju selliseid uusi asju ei olnud, aga miks sa selle domeenireformi nii vastu oled, et sa igal pool selle teemal sõna võtades sõdid? Tere Urmas, tere Katrin ja tere Eestimaa rahvas. Mina ei sõdi domeenireformi vastu, absoluutselt üldsegi mitte. Ja osad asjad, mis ta ütles, on loomulikult õige, mis ta jättis mainimata, on täpitähed. See tuleb võib-olla sellele noorele mehele üllatusena, aga juba 2003 oli see suund võetud, et täpitähed tulevad, nii et ja kogu see turvalisuse jutt ja see on kõik väga tore loomulikult, aga tegemist, mida nad ei nimeta, on see, et registreerige ümber ja kõik teie domenid töötavad, jätab mainimata selle, et tegelikult selle eest tuleb raha maksta, see on selline kaasaegne räkit, nad peaks ütlema, et makske raha ära ja siis saate jälle oma infole ligi. Kogu see nende sihtasutus on läbipaistmatu nagu mudane vesi. Kui nad räägivad sellest, et nad on sihtasutus ja kui nad teevad kulupõhiselt seda asja, siis kõigepealt on ju kulu ja siis vaadatakse palju kulus ja siis vaadatakse, et palju sinna raha vaja on. No Heiti, ega see, kui suur see summa lõppude lõpuks ikkagi on? Kui sa tahad interneti kodulehekülge üleval pidada, siis kui suurt rahamäge sinu käest võetakse selle eest? No ütleme, et üks on see server, et ma kuskil oma asju saan hoida, see on siis, mis see tänases vääringus on, kuskil 6-7 eurot. No see ei puuduta seda juttu praegu siin üldse? Ei. Ja ütleme, et doomeni nime, EMU doomeni nime saab 9 euroga aastas. Aga kui nüüd me võtame kokku, et palju selle jaoks nagu tehnikat kulub, et üldse Eesti suuruse riigi doomeneid üleval hoida, siis riistvaraliselt see on umbes 1000 eurot ehk, mitte rohkem. Et kõik see jutt, et 21 eurot ja eraisikult võtta, et see on kõik jama. Aga kõige olulisem on, millest ma tahaksin rääkida just selle PRIE doomenitega, on see, et võib-olla ei saa see noormees aru, aga et tema ja ka Juhan Parts on süüdi sellest, et suur osa Eesti interneti ajalugu on praeguseks juba natukene kahjustatud ja võib-olla ka igavesti kadunud, et meil ei ole interneti sündi mitu korda ajaloos, meil on ainult ühe korra ja praeguseks hetkeks on 12 000 eraisiku kodulehte, ma rõhutaks sõna kokku, ja üle 5 miljoni lehekülje infot, mõned seal head, mõned seal halvad, hetkel on kadunud ja miks? Selge. Heiti pani muidugi puid alla ja kõik need demagoogilisi väiteid ärme pole nagu tähele, aga see on tõsine küsimus, et mille jaoks oli vaja neid PRIE ala siis jaotusi kinni panna ja nende käest veel raha juurde pumbata? Tõesti siin natuke läks demagoogiasse, aga
ma kommenteerin. Esiteks oli väide, et serveri majutus maksab 6 eurot ja domeeni eest siis on tarvis maksta circa 20 eurot. Et siin on üks oluline küsimus, see 6 eurot on ikkagi 6 ja 20 eurot on aastas. See serveri raha jätme selle. Miks domeeni eest peab aastas 20 maksta? Teine väide oli see, et toodi mingisugune laest võetud summa, et see on siis see infrastruktuuri kulu. See on ikkagi tõsised küsimused, et siin ei ole kohta. Aga mis see 20 eurot, peaminister tahab ka vastust saada, mis selle raha eest saab, kas see on siis lihtsalt see ümberregistreerimistasu, seda tuleb päris palju, 600 000 eurot. See 20 eurot kujuneb selliselt, et selle maatunnusega tippdomeeni ülalpidamiseks on siis kulud, selle infrastruktuuri ülalpidamiseks on kulud, administratiivkulud, arendamiskulud, reserv, lisaks tuleb maksta tagasi käivitamiskulude katteks võetud laen ja see kujuneb siis nendest komponentidest. Ja on rahvusvaheline tava, et domeenindust finantseerivad või domeenid maksavad kinni siis need, kes neid domeene kasutavad. Nemad ise maksavad. See kõik 20, mida te igaühe käest korjate, see saab aasta lõikes otsa, saab ära kasutatud, saab mõistlikult ära kasutatud ja järgmisel aastal tuleb minna uuele ringile sama summaga. Just nimelt, see on see printsiip, et igaüks maksab oma domeenidest ise, seda ei finantseerita riigieelarvest. Kas see summa tõesti on nii suur Eestis, see kulusumma? Kui Heiti väidab, et see on 1000 eurot võib-olla aastas, ma saan aru, et siin võib-olla on emotsioon väikene juures ja ei ole arvestatud töötasusid. Kus tekib see ülisuur, see 600 000 eurot summa? Vaatame rahvusvahelist praktikat. No vaatame Eesti praktikat. See Eesti on nagu väike riik. Kui suured need kulud tegelikult Euroopa Liidus on Eesti domeeni eelarve täna kõige väiksemate seas koos Läti ja Leeduga. On nii-öelda infrastruktuuri kulu, mis on üks olenemata sellest, kas neid domeene on registris 52 000 nagu meil täna või näiteks 250 000 nagu Soomes ja sellest tulenevalt siis, kui domeen on rohkem, on tasu madalam, kui domeen on vähem, on tasu kõrgem. Meist vähem Euroopas on tasu või domeene on meist vähem ainult Islandil. Seal on 30 000 domeeni meie 52 vastu ja seal on see tasu, mis meil on siis 18,2 eurot, on Islandil 39 eurot. No siis kui põhimõtteliselt te korjate kokku 1 000 000 eurot ja saate selle summa eest aastas hakkama? Kui ma nüüd kiiresti arvutasin. Soomlastel võrdluseks on 250 000 domeeni ja seal on domeeni tasu 12 eurot. Ehk seal on siis halduskulud, lihtne arvutus, eks ole, kordades suuremad. Kas selgelt suudate te välja tuua ja jääda veendunuks ka siis peale seda, kui need kulud on välja toodud detailselt, et see kõik peab vett pärast seda ka? Ja loomulikult meil on riigi osalusel asutatud sihtasutus, mille aruandluses kehtib riigis kord ja auditeeritud majandusaasta aruanne avaldatakse aprillis. Aga lisaks teine sõnum on see, et kui domeene tuleb rohkem, siis tasu alaneb. Praegu meil registreeritakse domeene aktiivselt. Pool aasta jooksul on registreeritud circa 12 000 domeeni ja ma usun, et järgmise aasta tasu on võimalik juba alandada. Aga teine küsimus, mida Heiti Kender mainis, oli nii-öelda pre-domeenid ja see, et kas pre-domeenid peaksid olema tasustatud samadel alustel kui siis e-domeenid. Ma küsiksin siis vastu, et keda ta eeldab, siis kes peab tema domeenid kinni maksma. Kuna kui me pre-domeenid teeme tasuta või odavamalt, siis selle maksavad kinni need 52 000 e-domeenide registreerijad. Kogu küsimus on ikkagi selles summas, kuhu see tegelikult raha läheb. Eks me siis saame vaadata, kui see majandusaasta aruanne tuleb, kas seda raha on praktiliselt kasutatud või mitte. Siis me saame seda vaadata ja teiseks ikkagi sõnum on ka see pre-omanikele, et kõikide domeenide kulu on võrdne ja kõik peavad selle eest ise maksma. Keegi ei ole huvitatud teiste domeenide kinnimaksudest. Selge. Me jätkame uudistega ja Kerli on valmis juba kella mõni minut 8 läbi.